Sulev, sul on siin täiesti ainulaadne väike sireli allee. Kui vanad need sirelid on? Need sirelid, kui me selle maja ostsime 25 aastat tagasi, siis ma arvan, et nad on 70 aastat kindlasti. Mis olukorras need sirelid enne olid? Absoluutselt täielik võpsik. Läbi oli võimatu tulla. Kuidas sa selle idee said, et need sirelid niiviisi ära kujundada? Noh, ikkagi tükk aega mõtlesin, mul oli nendest kuidagi väga kahju loobuda, sellepärast, et taluõues on ju alati sirelid olnud. Et ma kardan, et kui keegi teine oleks sellist võpsikut näinud, ta oleks selle paugu pealt buldooseriga kokku lükanud. Aga siis tasapisi siin toimetades tekkis mul idee, et kui äkki hakkaks neid alt hooldama. Et üks pool ongi siis mul niimoodi, et on täielikult maani nagu hooldatud ja on tekkinud selline minikrahviline mets. Ja teine pool, ma tükk aega mõtlesin, et mis siis sellega teha, et ta nüüd sihuke sarnane küll ei tohiks olla. Ja siis tuli mõte, et kui ma sinna nende tüvede alla tekitaksin heki motiivi. Et ma hoian teda teatud kõrgusel, ma ei lase teda nagu üle pea kasvada. See hekk on siis tegelikult need sireli noored võrsed. Jah. Ja kui tihti sa lõikad seda hekki? Noh, seda alumist hekki ma lõikan sedasi kevadest sügiseni võib-olla 2 korda. Noh, ma püüan lihtsalt tal hoida sellist kena joont. Ja tavaliste hekikääridega? Tavaliste hekikääridega. Ei mingit imet. Kuidas sa tüved puhtad hoiad? No need võrsed, mis sinna tekivad, need on suhteliselt kergesti eemaldatavad. On vaja lihtsalt ta pihku võtta ja tõmmata ära. Ja sa ei lõika neid? Ei. Kui puhtad need tüved on umbes meetrites? No ma arvan, et mingisugune 1,80 m kindlasti. Ja teine? Jah, 1,90 m ütleme. Ja heki osa on umbes? No heki osa hoian ma umbes 80 centimeetrit. Ja siis samamoodi heki pealt tüve osad lähevad puhtaks? Jah. Siis tekibki selline pilt, nagu praegu näha on. Kui nüüd keegi leiab, et tal on ka sirelid või sirelivõsa ja tahaks ka midagi taolist endale tekitada, siis millest tuleks alustada? No kõigepealt tuleb sellele asjale siis nagu väga tõsiselt näkku vaadata. Ja vaadata, süveneda ja siis võib-olla ka mõelda sellele, et mida ma siis temast nagu lõpuks tahan saada või et millise tulemuse ma tahan saada või et kas need tüved nüüd paistavad, et nendest tekib selline graafiline pilt. Et see on kõik, see on niivõrd väga erinev sellise sirelivõsaga. Selle graafilise pildi loomiseks on vist vaja, et on tegemist päris vanade sirelitega. Et sellise puhul päris kindlasti jah, aga kui on selline, ütleme nagu sirelivõsa, et ka sellele tasub tõsiselt näkku vaadata, et ka sellest saab asja. Aga siis samamoodi, et alla võib jätta heki ja vahepeal tõredaks lõigata? Ja kui selliseid tüvesid on hästi palju, nagu mis on suhteliselt ühesuguse jämedusega, siis need võib kindlasti jätta püsti kasvama. Ja kas taust sirelite taga on ka tähtis, et otsustada, millist kuju teha endale? On küll. Et kui on mingisugused, nii nagu minul siin praegu, põld ja kiviaed, et kiviaia pool on mul just jäetud nagu ilma alushekita. Ja põllu poole on siis tekitatud nagu see alushekk. Et siis üle selle hekki on mõnus vaadata põllu peale läbi tüvede.